tere, aitäh mind kutsumast. Selle nimeline tekst on kogumikus olemas, nii et kes detaile tahab ja viiteid rohkem, et sellele esmajoones soovitan lugeda. Ja see, mis ma jõuan selle lühikese ajaga siin teie ees teha, on, et ma nopin sealt midagi ja võib-olla natukene lisan ja kui ma kuidagi pealkirjastaks seda, mis ma teha tahan, siis ma tahaks vastata küsimusele, kas looduskaitses on teooria. Tähendab õigupoolest, et kas me teame, et seal kasutatakse teooriat, aga et kas looduskaitsel on ka teooria olemas ja kui siis, mida see teooria endast kujutada võiks. Et kui esmalt peaks rääkima muidugi, et mis see looduskaitse üldse on ja looduskaitse on kultuurinähtus. See alumine definitsioon pärineb ökoloogia leksikonist ja loetleb terve hulga asju, mida looduskaitse teeb. Ma tahaks keskenduda selle tegevuse eesmärgistamisele ja käsitleda rohkem seda, et millises arusaamas neid tegevusi tehakse või võidakse teha. Ja selles kogumikus ma ka pakun oma määratluse, mis on see ülemine siin, mille ma kohe siis ka lahti seletan, et minu meelest looduskaitse keskmes on arusaam ohust väärtustele, mida inimene ei ole loonud. Ja sellest lähtub minu meelest ka siis see teadus, mida niisuguse arusaama loomiseks kasutatakse. Ja seda on õige mitut laadi. Nii et kindlasti ei ole tegemist üksnes loodusteadusega, aga loodusteadusega seob seda huvitav asjaolu nimelt subjekt. See tähendab, me ise oleme bioloogilised olendid ja see suhe on väga olulisel kohal looduskaitse mõtestamises. Ja teiseks suur osa looduskaitse objekte on bioloogilised, nii et bioloogia puutub igal juhul asjasse. Bioloogilised asjad on sellel slaidil punases kirjas. Et kui see kiiresti lahti mõtestada, siis ma alustaks sõnast väärtused seal, et looduskaitse tegeleb väärtustega vaieldamatult. Pange tähele, et selles algses definitsioonis on see väga ähmaselt ära peidetud, aga see siis puudutab nii kultuuri kui sotsiaalteaduste küsimust, et mida inimesed väärtustavad ja kuidas neid väärtusi mõõta ja lõpuks jõuab majandusteaduseni välja, et kui meil on eri tüüpi väärtused, siis kuidas me need paneme kokku mingisugusesse ühtsesse ühiskondlikku toimimisse. Siis teine jupp sellest on, et mida inimene ei ole loonud, on lihtsalt miski, mis üritab vastanduda tehisasjadele, tehisnähtustele, ehk siis, et loodusele üleüldse ja mustas kirjas on ta siin sellepärast, et see on pigem taustateadmine looduskaitses, see on küll ääretult oluline, mismoodi me nimetame ja kirjeldame neid erinevaid asju, mida inimene ei ole loonud ja mis võiksid omada väärtust. Aga see ei ole otseselt, ütleme, looduskaitse teaduse põhiobjekt. Küll aga on väga oluline sõna see oht siin. Et nüüd väärtused, mis on ohus, et see on minu meelest see põhisõna kombinatsioon. Oht oma olemuselt sisaldab arusaama muutumisest ja et ohtu ei ole, kui mingit muutust ei toimu. Ja selle tõttu nende loodusmuutuste mõõtmine, nende tagajärgede seletamine ja prognoosimine on minu meelest see üks keskne valdkond, millega loodusteadus tegeleb looduskaitse puhul. Aga mis sinna siis juurde lisatakse? Sinna lisatakse normatiivsus ehk arusaam sellest, kas need muutused on mingis mõttes head või halvad. Aga sellega jällegi loodusteadlane tingimata ei pea tegelema, kui ta ei taha. No ja siis jõuame selle sõnani arusaam, et ilmselt on see eelnev seletus juba piisav selleks, et aru saada, et me konstrueerime siin mingit kompleksteadmust. Ja kuidas seda teha, on terve omaette teadus. Ja siis, et kuidas seda edastada ja kuidas selle põhjal valitseda, need on samamoodi olulised küsimused looduskaitse teaduslikus aluses. Ja võib-olla see, mida looduskaitsed võib-olla kõige otsesemalt või kõige suveräänsemalt teevad, on siis, et kui midagi tehakse looduskaitses, siis on võimalik mõõta, mis tulemuse see kaasa toob. Ja see on sageli siis loodusteaduslike meetoditega kaetav. Tulles üldisemalt üksikule, ma mõtlesin, et
kas ma oleks suuteline sõnastama mingisuguse põhiteesi, millega looduskaitse siis niisugusel komplekssel moel üritab tegeleda ja vabandage mu kohmakust, aga ma pakun vähemalt midagi välja, siis saab siit edasi kritiseerida. Ja tees oleks selline, et viisis, kuidas tsivilisatsioon kohtleb ülejäänud loodust, peegeldub tema tulevik. Siin on 2 selgitust vajalikud, kõigepealt, et see, mis imelik sõna, eriti teaduse mõttes on see peegeldub. Aga ta tahab siin öelda seda, et need seosed ei ole tingimata kausaalsed. Nad võivad isegi tunduda kausaalsed, aga ei ole. Ma toon teile näite sellest, et mis tähtsust on, kas tiigrid surevad välja või ei. Ma võin tuua teise näite, et kas on tähtsust, kas riigil on lipp või ei ole. Et vaadake, materiaalses mõttes on see lipp üks hunnik kangast ja me ei saa sellega ennast isegi kinni kaetud. Kultuurilises mõttes aga ei ole tingimata oluline mitte ainult lipp kui nähtus, vaid mõnikord üks ainus lipp õiges kohas või selle puudumine sealt. Ja samamoodi on minu meelest ka ühe osaga vähemalt nendest looduse väärtustest ja selles mõttes ma panin sinna selle sõna peegeldub, mitte et see seos oleks tingimata otseselt kausaalne. Ja teine on, et tulevikust liiga ebamääraselt on ka imelik rääkida, et ma arvan, et see, mida enamik looduskaitses töötavaid teadlasi mõtleb, on mingisugune sajandite perspektiiv, ütleme 100 kuni 1000 aastat. Ja niisugusel kujul võib näha, et siin on hõlmatud siis terve hulk erinevaid selliseid põhinähtusi, millega see suur hulk teadlasi tegeleb. Kui proovida joonistada seda teadust, mida siis niisugusel viisil on arendatud, siis esimesena torkab silma tohutu laienemine. Siin on 2 olulist artiklit, see vasakpoolne on eriti keskne ja need puudutavad eluslooduse väärtuse kaitset ehk siis looduskaitse bioloogiat. Minu definitsioonist te nägite, et loomulikult ei piirdu looduskaitse elusa loodusega, on olemas ka looduskaitse geoloogia, ehkki me sellest võib-olla vähem räägime. Aga niisiis selle eluslooduse väärtuste kaitse keskne artikkel ilmus aastal 1985 ameeriklase Michael Sule poolt. Ta püüdis esimest korda defineerida, et millega on tegemist ja tõi välja siis mitu asjaolu. Esiteks, et see on sünteetiline, mida me juba nägime, ja teiseks ta väga tugevalt rõhutab, et see on orienteeritud mingile kriisile, mille mina sõnastasin ümber ohtudeks. Ja siis ta määratleb ära need põhilised objektid. Ja siis teine väga huvitav artikkel, mis on ilmunud ühe teise selle teaduse rajaja Reed Nossi poolt, püüab vastata küsimusele, et mis seal nii erilist on. Tal on algselt sellise ringpõhjendusena kõlav selgitus, aga see on siiski lõpuks nagu tundub mõistlik on, et ta ütleb, et see teadus arenes ikkagi välja teatud rahulolematusest selle üle, et klassikaline ökoloogia ei suutnud anda mõistlikke tegevussuundi ja mõtestada looduskaitset piisavalt ja seetõttu on looduskaitse bioloogia eripära seotud kõige sellega, millest on kasulik. Niisama lihtne. Igal juhul, ja siis veel seal üleval on võib-olla mõnedele teist tuttav raamatukene, nimelt looduskaitse bioloogia tänapäevase teaduse alguse ajaks peetakse ühte 1970. aastate suurt konverentsi, mille need samad inimesed korraldasid Ameerikas. Selle kogumik ilmus inglise keeles 1980, aga juba 1983 oli see tõlgitud ka vene keelde ja mina tudengina näiteks soetasin endale selle raamatu ja sain sealt esimese pildi ette sellest, millega on tegemist. Et veel meenutada Eesti kultuuri, siis aastal 2006 tuli meil mõte, et aeg oleks see loengukursus, mida ma olin juba palju aastaid lugenud, nimetada ikkagi ümber siis vastavalt sellele teadusharu nimetusele, nagu öeldud, et 1980 on umbes see päritolu. Ja see jõudis ülikooli biogeoteaduskonna nõukokku ja kohtas seal sellist, kuidas öelda, küsimusi, et mis asi, millega on tegemist. Ja ma mäletan, et noore inimesena ma mõtlesin, et no mida pagan, et võtke see Google lahti, toksid ja nimed sisse ja saage teada, mis see on.
aga see on kultuuriliselt huvitav fenomen, et kui tükk aega võtab siiski isegi lähedasel erialal see kinnistumine ja siis ma lubasin endale, et ma mitte kunagi ühtegi teise tekkivasse teadusharusse isiklikult niimoodi püüan mitte suhtuda. Siin on üks rida ajakirju, mis tänapäevaks on tekkinud, neid on tänapäevaks juba üle 50. Väga huvitav on, et tegelikult varased ka 70-ndatele eelnenud ajakirjad olid isegi täiesti olemas, aga see tõeline buum läks lahti siis 80-ndate aastate keskpaigas. Ja just. Ja siin on veel üks pilt sellest samast Michael Soule 1985. aasta artiklist, kus ta räägib selle teaduse sünteetilisusest. Ja huvitav on see, millega ta võrdleb. Ta võrdleb seda vähiuuringutega. On siia selliseid ilusaid pilte joonistanud näidates, kuidas moodi erinevad distsipliinid, olemasolevad distsipliinid sellesse sünteesi panustavad. Ja mis on hästi huvitav on see, et juba tollel ajal on joonistatud välja ka humanitaarne ja selline sotsiaalteaduslik alge, kuigi see ei olnud üldse populaarne. Ütleme nii, et need tagasivaated tolleaegsetelt edendajatelt on selles mõttes väga õpetlikud, et nad tunnistavad, et neisse suhtuti suure umbusuga ja nad valisid väga hoolega, milliseid teaduslikke elemente nad oma teaduse jaoks julgevad välja pakkuda. Ja see on ka teatav põhjendus, miks tolle aja looduskaitseteadus paistab väga raami surutud, väga teooriakeskne, väga kitsas. Ja see ei olnud mitte nende taotlus, vaid need olid olud. Selles on oluline vahet teha. Ja nüüd sellest parempoolsest jupist on arenenud välja, ma ei tea, umbes 20 erinevat distsipliini sotsiaalteadustes. Nathan Bennett on üks autor, keda võiks teada, kes on selliseid ülevaateid avaldanud. Ja siis peagi, kui sotsiaalteadlased jõudsid selleni, et toredad teooriad on küll, aga millegipärast ühiskonnas ei tööta, siis jõuti otsagi ka humanitaariani. Esialgu kaardistades seda humanitaarteaduslikku tausta kui probleemi, kui takistust, mis ei võimalda meil ometigi kord, looduskaitset teha. Aga nagu öeldud, et looduskaitse ise on kultuurinähtus, nüüd teatava paradoksina pöörati see püramiid ümber ja ütleks nii, et see humanitaarne alge on praegu vähemalt sama oluline kui loodusteaduslik. Nii palju siis sellisest teadusajaloolisest keerdkäigust. Mida ma püüdsin ka oma kirjatükis teha on, et ma küsisin endalt, millised avastused sellise sünteesiga on siis kaasnenud. Sest et mulle tundub, et kui avastust ei ole, siis ei saa ka teadust eriti olla. Ja ma nimetan seal, valin täiesti subjektiivselt mõningaid ja mõningaid ma teile näitan, aga ma teeks vahet võib-olla mingitel tüüpidel, et kui me siin vaatame ka ajateljel seda looduskaitse ja selle teadusliku alge formaliseerumist, et siis on mingisugused alged või avastused, mida me võiks nimetada selle sünteetilise teaduse rajajateks, siis on mingisugused, mis on tekkinud seal sees, on tulnud väljast sisse ja tõlgendatud ümber ja andnud aluse tervetele uurimissuundadele ja siis ka vastupidi on levinud sealt välja. Need sellised 4 tüüpi. Väga meelevaldselt, aga lihtsalt selleks, et hõlbustada võib-olla sellest arusaamist. Ja siin on mõned näited. Üks rajav teadmine oli kindlasti seotud sellega, kuidas populatsioonid välja surevad. Ja väljasuremiskkeeris tähistas siis sellist olukorda, kus mingi väline oht on viinud asurkonna niisugusesse seisu, et see juba sisemiste erinevate mehhanismide tõttu sureb välja, isegi kui me selle ohu sealt eemaldame. Ja sellest said siis alguse paljud stohastilised populatsioonimudelid ja arusaam sellest, et populatsioonidel peaks olema piisav suurus selleks, et nad suudaksid pikemas perspektiivis püsida. Teine selline rajava teadmise pool puudutas kaitsealasid, see küll oli inspireeritud osaliselt saarte biogeograafiast, aga ei tulnud sealt otse üle, ikkagi see tekitati seal nii-öelda töö käigus ja see küsis siis kõige sellisel
lihtsustatumal moel seda, et kui meil on piiratud hulk maad, et kas me peaks tegema ühe suure kaitseala või palju pisikesi. Ja selle kohta on ka arendatud välja terve suur matemaatiline käsitlus, ehk siis mingi optimaalne segu neist, aga võib-olla kõige huvitavam kultuuriliselt, mis juhtus, oli see, et 1980-ndateks aastateks suudeti enam-vähem stigmatiseerida liiga väikeste kaitsealade tegemine, öeldes, et need ei ole jätkusuutlikud. Ja nüüd alles päris viimastel aastatel on see protsess pöördunud tagurpidi ja on tegelikult ära näidatud, et väiksed kaitsealad võivad olla sama efektiivsed või isegi veel efektiivsemad kui suured. Et see on ka minu meelest õpetlik. Eestis on minu meelest sellega kõik hästi, meil on nii suuri kui väikesi kaitsealasid. Siis kõige olulisemad inspireerivad avastused on minu meelest esiteks biofiilia hüpotees. Et see sündis hoopiski filosoofiast Erich Frommilt, võttis selle üle Edward Wilson ja nüüd see on jõudnud mitmesuguste eksperimentaalsete uuringuteni, kas tõesti on olemas selline kaasasündinud elusate olendite lembus inimesel, nagu see teooria seda väidab ja tundub, et eksperimentaalne tõestus sellele koguneb. Ta ongi selline asi ja eks siis looduskaitses on püütud aru saada, et mis me sellega siis peale hakkame. Et kui me väärtusteni jõuame ja ohtude tunnetamiseni, siis tegelikult muutub see biofiilia hüpotees oluliseks ka muuseas uurimise korraldamisel. Mida täna juba Olavi mainis, on see Larseni ja teiste 2017. aasta artikkel, mis puudutab seda, kui palju liike maailmas on, sest liigid on üks looduskaitse keskseid objekte. Ja nüüd, kui tõesti on nii, et valdav osa maailma liikidest on bakterid ja kokku on seda kupatust seal 1–2 miljardit liiki, siis ausalt öeldes arusaam liigikaitsest looduskaitses tõenäoliselt saab üsnagi tugevalt mõjutatud. Ehk me peame endale tunnistama, et me ikkagi väga hoolega valime, milliseid liike me kaitseme ja kui me valime, mis on omakorda juba jälle kultuuriprotsess, et mille alusel me siis seda valime. Igal juhul mu meelest sellega võiks kaasneda huvitavad mõttekäigud, võib-olla ka midagi päris teadusesse. Seal sees tekkinud asjad. Täna oli ka juttu fragmenteerumisest, et sellel ajal, kui looduskaitseteadlased kogusid jõudusid, oli ikkagi valdav arusaam servaefektist see, et see on positiivne. Kõrgem produktiivsus, palju liike ühes koos ja nõnda edasi. Inimesed, kes sellel ajal ülikoolis on õppinud, ilmselt õppisid seda niisugusena. Et see, mida looduskaitseteadused siia tõid, siis on suur hulk näiteid sellest, et servaefektid võivad olla ka negatiivsed. Ja see avastati kõigepealt empiirilistes uuringutes, näiteks, et mingite lindude pesitsusedukus oli madalam servades. Ja seda on siis kõvasti edasi uuritud ja minu meelest tekitatud palju tasakaalukam arusaam sellest, mis asjad on servad ja mis nad kaasa toovad ja kuidas neid optimeerida. Siis asi, millega ma ise olen üsna palju tegelenud, on selline, ma ei tea, püha graal. See kujutab endast probleemi, et me niikuinii ei suuda kogu elurikkusega tegeleda. Seda on lihtsalt liiga palju. Me peame võtma sealt välja mingisugused mõttekad üksused ja mis need mõttekad üksused võiksid olla. Ja selliste tugi- ja esindusliikide käsitlus tähendab siis seda, et mingisugune väike hulk liike võib väga adekvaatselt peegeldada palju suuremate süsteemide toimimist. Ja et klassikaliselt võiks siis ette kujutada nii, et kui meil näiteks on mingit üldist elurikkust ohustav või sellel on mingi oht, siis on selle tõttu järelikult ka mingisugused liigid on ohustatud ja kui me nendest valime omakorda kõige tundlikumad ja kõige võib-olla paremini jälgitavad, siis need ongivad need meie esindusliikide väike komplekt, nendele me kohaldame tegevused, mis ühtlasi likvideerivad need ohud ja mis ühtlasi siis kaitsevad ka kõiki ülejäänud ökosüsteeme ja elurikkust. Umbes niisugune on see loogika. Ja eriti, et kui me nüüd kõikidele erinevatele ohtudele suudame pakkuda erinevad esindavad komponendid, siis me oleks võimeline seda süsteemi mingilgi kujul valitsema. See on see loogika. Vastus on, et nii lihtne see muidugi ei ole, aga mis siis? Katastroofid. See on
teooria ise ei pärine loomulikult üldse loodusteadustest, aga väga huvitav on see, kuidas moodi hakati tõlgendama asurkondade järskusid arvukuslangusi kui potentsiaalseid looduskaitse probleeme. Ja üks väga huvitav töö ilmus aastal 2003, kus näidati, et kui me defineerime katastroofid mingi hulga või mingi osa populatsiooni kiire hävimisena, siis loomulikult, eks ole, pikema põlvkonnaga liikidel kipub neid ajas juhtuma harvemini, aga kui me põlvkonna pikkuse võtame arvesse, siis selgub, et ole sa konn või elevant, keskmiselt ühe põlvkonna kohta on sinu katastroofide tõenäosus sama. Ja ehk siis põlvkonna kohta, ja see tekitab väga huvitava küsimuse minu meelest, et mis asi see on, mis põhjustab selle, et see on põlvkonna kohta sama. Mina pakuks, et siin on midagi tegemist kohastumuse võimalustega, ehk siis, et lihtsalt liiga harva toimuvatele sündmustele ei ole võimalik tõhusalt kohastuda. Ja selle tõttu ma arvan, et see teadmine levib siit välja. Siis on üks huvitav väljaleviv arusaam teatud uute stabiilsete seisundite tekkimisest, eriti näiteks maastiku tasemel, et terved maastikud võivad inimhäiringute kas või ühekordsel tulemusel liikuda uude tasakaalu seisundisse, nii et nad sealt ise oma sisemiste jõududega enam ei väljugi. Tekivad nii-öelda maastikulõksud, näiteks nagu sellised maastikud, mis pidevalt põlevad kuskil Austraalias minu poolest. Eestis me uurime seda sama asja kuivendatud maastike näitel, see on üks huvitav süsteem. Ja lõpuks üks uinuv teadmine, millega on just nagu kogu aeg tegeletud, aga pole õieti kusagile jõutud, ehk siis, et mis on haruldaste liikide funktsioon ökosüsteemides. Need on valdav osa liike on haruldased, eks ole, aga mis nad seal teevad täpselt? Ja seda küsimust kogu aeg tõstatatakse kui väga olulist, aga minu meelest seal edasiminekut eriti ei toimu. Nii, ja mu viimane jupp sellest räägib siis, et kui ma nüüd need erinevad asjad kokku koondan, et kas on võimalik jälgida selle teaduse mingist muutumist ja jah on. Ma kiiresti tooksin siin sellise ajatelje ja 4 erinevat märksõna selle kohta. Ma ütleks, et keskmiselt 15 aasta tagant on muudetud mingit põhifookust. Asi algas väga selliselt evolutsiooni ja struktuuri põhiselt, on liigid, mida me säilitame, neil peab olema evolutsiooniline tulevik ja populatsioonid ja muu selline. 90-ndatel liiguti ökoloogiliste funktsioonide juurde, öeldi, et ei ole tingimata tähtis, et kõik liigid seal on, aga oluline on, et ökosüsteemid funktsioneeriksid. No olgu. Ühesõnaga 2010-ndatel räägiti sellest, et ikka inimese peab sellesse süsteemi ka panema ja vaatama, kuidas koos inimesega need süsteemid hakkama saavad. Ja nüüd on minu meelest toimunud teaduses liikumine selles suhtes, et mitte kõik ei ole võimalik, meil on ees mingisugused piirid ja mida need piirid siis endast kujutavad. Siin on mõned tähtteosed nende erinevate perioodide kohta. Et täpsemalt võite siis jälle vaadata sealt artiklist. Aga mis on huvitav on see, et mina arvan, et see on täiesti loogiline, kuidas see teadus on muutunud, kui me paneme siia inimkonna ökoloogilise jalajälje, võtame selle sinise joone 1 maa ja selle 2 maa tasemeks, siis on üsna loogiline, et seda mööda, mida tihedamaks meil siin maa peal elu on läinud, on inimesed pidanud oma arusaamu korrigeerima ja kui siin arvati veel, et äkki inimestel on mingisugune selline säästlik tee, mis selle tarbimistaset stabiliseerib, siis võime näha, et selle sama artikli seal kasutatud ennustuse kohaselt me liigume väga hästi mööda seda punast joont edasi. Ja viimased paar mõtet on, et kõige selle juures on siis kultuuriliselt huvitav vaadata, et kuidas looduskaitsjad ise mõtlevad kõigest sellest. Ja üks väga oluline artikkel, mida ma soovitan vaadata kõigil huvilistel, on 2019 Chris Sandbrook ja teised. Nad küsitlesid umbes 10 000 looduskaitsjat umbes 150 riigist ja suure hulga standardküsimuste kaudu jõudsid järeldusele, et need inimesed oma arusaamades varieeruvad 3 peamisel teljel, mille nimed on siis siin, nende skoorid ja nende omavahelised korrelatsioonid on näidatud siin, et need on suhteliselt nõrgad.
Nii et on täiesti arvestatav varieeruvus sellest, mismoodi erinevad inimesed looduskaitsest aru saavad. Aga hea, ütleme siis nende artikli põhisõnum oli siiski see, et aga see ei tähenda, et on olemas erinevad, päris eristunud looduskaitse koolkonnad. Et samas, et kuidas panna kokku inimene, kes arvab, et kohalik kogukond peaks ütlema seda, kuidas loodust kaitsta sellega, kes arvab, et seda peaks tegema ainult teaduslike argumentidega ja need, kes arvavad, et ma ei tea, piisab turumehhanismidest ja need, kes niimoodi ei arva, et seda me ei oska öelda. Ja see on mu viimane slaid, et nüüd ma tulen siis selle üldise raami pealt bioloogilisele küsimusele, et mis siis jääb selle kõige kõrval selleks bioloogiliseks põhiküsimuseks. Ma arvan, et see põhitees võiks siis olla see, et me arvame, et inimpopulatsioon on elujõuline mingis piiratud alamhulgas võimalikest maismaa kooslustest. Aga et millised need kooslused on, kus see võimalik on, ja seda peakski siis uurima. Igal juhul senised katsed ei ole olnud väga reduktsionistlikult, või ühesõnaga nad ei ole andnud mingeid erilisi tulemusi. Siin on see Biosphere 2 katse, mis on kõige suurema pindalaline, mis maailmas on tehtud ja mis läks untsu mitte sellepärast, et ökosüsteem ei toiminud, vaid sellepärast, et need inimesed ise ei saanud seal hakkama. Aitäh! Aitäh! Veeloomad me ei ole. Küsimusi Askole. Suurepärane nagu alati. Minu arusaamist mööda on see üks kõige olulisem väärtus kaitsmise juures, eks ole, mitte ükski liik ega liikide rühm, vaid kooslus, kas siis ökosüsteem või selle elusosa kooslusena ja kooslustest need, mis on siis välja kujunenud pärismaised vanad kooslused, kus iganes, millises iganes biotoobis. Tähendab, see on tahk, millest sa peaaegu ei puutunud. Miks? Sest ma arvan, et see on miski, millesse võib uskuda, aga ma ei tea. Et pigem on siin ikkagi, see on jah, seda saab kokku tõmmata, et mis see piiratud hulk maismaakooslusi on. Sest et vaata, siit on puudu ka selline nähtus nagu rahvas või põlisrahvas või kuidas sa soovid. Et võib-olla see, mis sobib siin Eestis meile, ei ole tingimata see sama, mis sobiks siin samal alal mõnele teisele rahvusele. Aga et ma tõesti ei tea seda, see on vastus. Aga ütleme, laias mõttes mulle ikkagi tundub, et me mõtestame praegu inimese ja looduse suhet komplekssüsteemina. Ja see, kuidas see komplekssüsteem, et mida sa seal muuta võid ja mida sa seal ei või ja millises ajaskaalas see avaldub, seda me ei tea, aga mälu on komplekssüsteemi üks oluline omadus. See puudutab seda põlisust siin. Et tänu mälule ehitatakse süsteeme uuesti üles. Et mingis kohas on see kindlasti oluline. Aitäh. Veel küsimusi Askole? Kas haruldased ja tavalised liigid on bioloogiliselt pigem sarnased või erinevad? Selle kohta on hästi palju teadust, nagu sa tead, seal on erinevusi neil, aga kas need on nüüd kausaalsed tingimata et nad on sellepärast haruldased, et nad niisugused on, see ei ole üldse selge, et me võime panna sinna neutraalse mudeli ja öelda, et nad on juhuslikult. Juhtus nii, et nendele lähedane liik oli mingil põhjusel neist parasjagu arvukam ja siis nemad jäid veel haruldasemaks ja nõnda edasi. Aga pigem mul tundub, et me peame aktsepteerima seda fakti, et nad parasjagu on haruldased, aga väga informatiivne on vaadata, millised liigid on minevikus olnud arvukad ja eriti need, millised liigid on olnud minevikus nii arvukad, et nad on oluliselt mõjutanud ökosüsteemi funktsioneerimist. Nii et ma ise arvan, et funktsionaalne väljasuremine on palju olulisem küsimus kui geneetiline väljasuremine, aga see on mu isiklik seisukoht. Aitäh. Jõuame veel ühe küsimuse küsida või kaks. Kui ei ole, siis on. Lennart vist tahab.
Sa mainisid seda, et need nii-öelda humanitaarvaldkond oli alguses peaaegu et sama oluline kui looduskaitse, loodusteadused looduskaitse tekkimises. Oli nii? Või see ma pigem ütlesin, et humanitaarteadused on sinna liitunud hiljem, aga valdkond ise on ju lähtunud kogu aeg sellest, mida inimesed on oma kultuuris pidanud oluliseks, see on väga vana. Aga kuidas see tulevikus näed, et kas see humanitaarteaduste osakaal pigem suureneb seal looduskaitses? Ja mina näen küll seda, ja see peamine põhjus on, et me mõtestame neid vajadusi läbi kultuuri ja me võime teadlastena rääkida ükskõik mida, aga kui kultuur seda omaks ei võta, siis looduskaitset ei sünni. Et see on see, kui meie teadlastena mõtleme, et me ju teame, mis te peate tegema, aga see ei toimi niimoodi, et ma tulen ja teen nüüd, Asko, sinu selle peakupli lahti, vaata. Panen teadmise siia sisse, siis panen peakupli kinni ja Asko hakkabki tegema nii, nagu tuleks teha. Ja. Olulisem see välja võtta ja teistele panna paigutada kõige. Ja. Et kas kultuuri on võimalik selles suunas sihipäraselt muuta ja kas see on õigustatud ja seda ma ei tea, selles vallas mina ei ole ekspert, aga ma kutsun üles, et kaasa võiks mõelda küll. Aitäh, need on väga olulised teemad, me kindlasti jätkame nende üle arutamist ja vaidlemist. Aitäh veel kord Askole!